Do you ever feel like the next Bill Gates trapped in the body of a teenage student? Do you have many ideas? Do you want to learn new things and get new experience? Find new friends. Challenge yourself. Find your hidden talents. Become braver and more confident. Let's move the cameras to Kariko Sports Center, where the Nup Nukib study day is taking place. The teams are brainstorming, which will lead to the birth of many student companies. Nup Nukib is an entrepreneurship competition for the youth, which purpose is to interest young people in the development perspectives of economy in Valgama. The emphasis is on sustainable development, reusing materials, and developing creativity and ingenuity. To take part, one needs to submit their business idea. So that the business idea could turn into a product, the participants are offered different courses on marketing, product development, teamwork, and other topics. Every team gets a mentor. Nup Nukib aitaski mind minna sellele teele ehk alustada oma firmasi. Ta annab hea tõuke selle jaoks, et ta aitab sul luua mõtteid, siduda sinu tiimi, meeskonnatööd, kõik, mis annab tuleb firmas ette. Ei ole mitte midagi sellist, mis ei tõmbas. Ükskõik mida nad teevad, see on minu meelest nii fantastiline, et nad teevad, et nad tahavad seda teha algusest lõpuni. Once the companies are established, it's possible to take part in various fairs to introduce and sell the product to the public. Me tegeleme siis saunatoodetega, et meil on leilipadjakesi ja meil on saunasoolasid. Lavendliseebid on kõige rohkem ostetud. Algus oli ikkagi suht keeruline ja et see, kuidas raamatupidamine korda saada ja siis me proovisime uut maitset ehk siis siiaseemnete ja suhkruga, et see läheb inimestele peale, nagu näha praegu. Me toodame Redel Golfi, mis on välimäng ning sobib igas vanuses mängijatele. Meie teeme maitseainetest erinevaid teesid, indiapärased. Ja meil on 3 sorti, üks on talvetee, hommikutee ja tervisetee. Me oleme iga korraga järjest muutnud oma toodet, et kuidas paremaks ja inimesed annavad tagasisidet, kuidas võiks olla. alustada Eestist, sest et välismaa oleks liiga suur tükk esialgu. Oleme õpilasfirma Magussalat ja pakume salatikohviku teenust. No, meie ettevõte tegeleb siis taaskasutavates materjalist nagidega. Siis teeme vanadest kahvlidest ja vanadest lauadest kokku pandud nagid. Ma võiksin olla nii ettevõtja kui ka ise selles töötada. Ma võiksin mõlemat teha, ma võiksin kõike teha, mis üldse võimalik on, et anda seda indu teistele ja ise ka näidata, et ma oskan ja ma tahan ja õppida sellest rohkem. Kindlasti tuleb töökas olla ja ei tohi alla anda. Kolleegidega siin mõtlesime, et kui me oleme täiskasvanud ja meil on see võimalus, et siis me teeme seda teevärki täielikult, et plaanimegi võib-olla teha oma firma. Ma arvan, et tuleb lihtsalt julgeda proovida uusi asju. Täiesti seda pärast Nup Nukibi õpilasfirma tegemist, et tuligi täiesti siuke oma mõte, et tahaks midagi ise endalegi ära teha, et võikski tegelikult täiesti toimiv ettevõte ka endal olla. Et see Nup Nukib aitas nii meeletult lihtsalt kaasa sellele. Ja siis nüüd on mõte ka tegelikult Valka üks suurem restoran teha, et siis tahaks edasi kanda seda nime Visplit, mis meil õpilasfirma all ka oli tegelikult. Mina arvan, et selleks, et ettevõtlusega alustada, ei ole sul vaja minna kuhugi suuremasse piirkonda, et ilmselt väiksemate piirkondade eelis ongi just see, et sul on ennast kergem üles töötada. Did you know that the billionaire entrepreneur Richard Branson started his business at the age of 15 by launching a youth magazine? Ingvar Kamprad, the founder of IKEA, began his career in his childhood by selling matches. He founded IKEA at the age of 17, which made him one of the richest people in Europe. You are the writer of your own story. Do you have a bright mind?